Selles videos näitan teile, kuidas tellida teavitust järgmise korstnapühkimise kohta. Küttesüsteemide portaalis on võimalik tellida teavitus selleks, et järgmine korstnapühkimine meelest ära ei läheks. Seda teavitust on võimalik peale panna ise endaga seotud küttesüsteemide osas või lasta seda teha korstnapühkijal. Tavakodanikuna sisse logides on võimalusi selle jaoks mitmeid. Jaotises aktid ja ettepanekud, isiklikud ehitised või seotud ettevõtte ehitised. Jaotises aktid ja ettepanekud on loetelu nendest aadressitest, kus mina kliendina olen tellinud korstnapühkimise. Vajutades aadressile avaneb loetelu küttesüsteemidest. Siin võib need olla üks või mitu. Piisab, et teavitus peale panna ühe küttesüsteemi osas, kui kõik need küttesüsteemid on eelnevalt ühel ajal puhastatud. Küttesüsteemi juures on väike kelluke ja siia peale vajutades avaneb siis aken, kus on vaja kirjutada enda ees- ja perekonnanimi ja emaili aadress 2 korral. Sellele emaili aadressile hakkab siis kord aastas tulema teavitus järgmise korstnapühkimise tellimiseks. Täpsemalt tuleb siis see teavitus 11 kuud pärast eelmise teavituse saabumist. Seda olenemata sellest, kas tegu on siis eramajaga või kortermajaga. Eramajas on võimalik 4 aastat ise puhastada küttesüsteemi ja igal 5. aastal tuleb kutsuda kutseline korstnapühkija. Vajutades nuppu kinnita, ongi teavitus tellitud. Seda teavitust on võimalik siitsamast maha võtta, vajutades uuesti selle kellukese peale. Ja teine ja mugavam võimalus selle jaoks on üleval jaotises tellitud teavitused, kuhu tekib siis nimekiri kõikidest teavitustest, mida võib olla erinevatel aadressitel mitu. Ja siin aadressi rea lõpus vajutades nuppu tühista teavitus ja seda kinnitades ongi võimalik teavitus maha võtta. Aitäh kuulamast!